Ja hea publik, teie olete teretulnud küsima ja kommenteerima. Hoian peal silma workshopil ja ma usun, et need küsimused hakkavad ka siia jooksma ühel hetkel, et vestlejad näevad, mida workshopis on küsitud. Ja jah, et olge aktiivsed ja ma loodan, et ma ei unusta pilku tõstmast aeg-ajalt, et vaadata, kas saalis on tekkinud küsimusi ja sõnavõttu soove. Ma esmalt mõtlesin, kui ma seda vestlusringi ette valmistasin, et kas hakkame ühiselt arutlema, et mis see tiihüppe tervishoius ikka tähendada võiks, aga jätsin selle esialgu teadlikult kõrvale. Siin ka kõlas, et tehisaru on üks tööriist ja neid on teisigi. Et kasutame ehk seda aega. Jällegi ma natuke olen kahvlis, sest et Kadi Krinal rääkis nii ilusti kõikidest nendest eesmärkidest, mida tehnoloogia peaks aitama meil saavutada. Mina väga robustselt olen ikka selles kokkuhoiu ja raha säästmise võtmes põhiliselt on ju. Aga laiendame siis natuke esiteks jah, et see kokkuhoiu võti oleks meil keskne, et mis on need asjad, millel on potentsiaali säästa aega ja raha, aga ma laiendaks sellega, et mis saaks ka tuua majanduslikku tulu Eestile, et lõpuks ikkagi, kui me neid IT-rakendusi ja tehisarurakendusi evitame Eestis, et kuivõrd me saame siis ühest küljest tervishoius asju paremaks ja säästlikumaks, aga teisest küljest ka Eesti majandusele siit mingit täiendavat turgutust. Ja hakatuseks paar tsitaati Peeter Rossilt, kes ilmselt paljud teate või kõik teavad, radioloogia TalTechi professor, varasemalt ka TalTechi tervisetehnoloogiate instituuti juhtinud. Ja Peeter on öelnud nii, et digitaliseerimise aeg tervishoius on palju pikem, kui me alguses lootsime või arvasime. See tähendab väga paljude asjade muutmist. Andmed ja aparaadid meil juba on digitaliseeritud, kuigi ma saan aru, et andmed ei ole alati struktureeritud, aga nad on vähemalt digitaliseeritud, aga tegevused on paljuski endiselt analoogsed. Ja läheks siis kohe raginal nende tegevuste digitaliseerimise peale ja siin ka küsimuste vastuste voorus on ka hea algus juba tehtud, et see kõige madalamal rippuv vili võiks olla siis automatiseeritud dokumenteerimine seal arstivisiidi käigus. Ja ma juba mainisin, et eelmine aasta siis me arvutasime, et umbes 60 arsti täistööaeg võiks vabaneda, kui siis saaks säästa 1 minuti igast arstivisiidist tänu sellele automatiseeritud dokumenteerimisele. Aga see on ka veel natuke kitsas, et ma küsiks pisut avaramalt, et kui kaugel me oleme sellega, et digivahenditega arstide ja õdede aega kokku hoida. Meil on tegelikult juba ju otsustustoed olemas, kas meil on veel midagi, kuidas sellega läheb. Ja kui suureks te hindate seda potentsiaali, et seda arstide õdede aja vabastamist tehnoloogiaga saaks veel edaspidi teha? Nii, ma ei tea, läheme järjest. Pille, äkki sa tahad teha otsa lahti? Mõtlen, kust ma siis pihta hakkan, et tegelikult ei saa ju öelda, et meil mitte midagi ei ole. Meil on päris palju juba. Meil on päris palju nii haiglate tasandil kui riiklikes süsteemides, kindlasti automatiseeritud lahendustes ja ka AI puhul on ju tervisevaldkonnas vedajaks olnud radioloogia, patoloogia. Sealt on paljuski võib-olla ka tervisevaldkonnas nende valdkondade ajalugu alguse saanud. Meil on ka rakendatud haiglate tasandil palju sukseid abistavaid kontrollreegleid, mis justkui võiks aidata kiiremini dokumenteerida, mitte ära unustada mõnda seadusest tulenevat nõuet, sest tegelikult see valdkond on väga-väga reguleeritud. See peabki olema väga reguleeritud ja mina näen, et peamine koht, kus võib-olla arst täna aidata, ongi see koht, et võimalikult palju otsuste tugesid juurde anda, tuua tarkvaradesse. Ma usun, et neist paljusid võiks ka rahastada ja luua keskselt. Neil kindlasti on siin tuua võib-olla ka mingid häid näiteid, et mis on tulemas või mis on tegemisel parajasti. Aga ikkagi natuke mõeldes AI peale ja palju räägitakse, et kõnetuvastus on see, või tahetakse arvata, et see on see, mis päästab. Ta kindlasti aitab mingites valdkondades, aga mul läheb mõte kogu aeg siin Marguse kulude näidete peale tagasi ja et ta tõi näite, et ühe IT-arenduse siis hilisem halduskulu on 15-20% ja nii. Ja kui me nüüd AI võtame kasutusele ja mõtleme, missugust jõudlust see vajab, siis me räägime kulust, mis on 2-3 korda suurem. Halduskulust. Just, sest et serverid peavad olema ja muud lahendused palju võimsamad. Palju võimsamad. Et see on mõttekoht ja minu lemmiklaus on see, et IT on puhas kulu. Kui me räägime otse kulust,
on see esimesel hetkel puhas kulu. Et ja me tegelikult täna kuulsime päris mitu korda, et raha vist üleliia ei ole. No me just loodame IT-ga natuke rohkem säästa, vaata, et ikkagi, et paneme alguses võib-olla pisut rohkem sisse, aga siis hakkame vastu saama rohkem, kui me sisse oleme pannud. No seda me kuulsime täna ka mitmest ettekandest ja arutelukohtadest, on ju, et see sääst ja võit tuleb teisest kohast ja väga tahaks loota, et see sääst ja võit ja ka kvaliteet lõpuks on siis on see, mis patsiente aitab, inimesi aitab, aga otsekuluna otsekulu pealt seda säästu ma ei julge täna ennustada, et see on niisugune väga... Seda automatiseeritud dokumenteerimise unustame ära? Ei, meil on see olemas, seda ma ka mainisin, et tegelikult me ei saa täna öelda, et meil ei ole seda, meil on ja kõnetuvastust juba kasutatakse, kõnetuvastus on Eestis pilootibisel päris mitmes haiglas, erinevates valdkondades, siin lihtsalt peab natukene ettevaatlik olema, et meie siin sinuga vestleme praegu on ju, et ja siis sellest tekib salvestus. Ja just täpselt, sellest tekib salvestus. See salvestus peab siis minema kuskile sinna standardi peale siis kirja, eks ju. Lihtsalt mainin, et meil on Eestis 18 aastat vanad standardid kasutusel tervisevaldkonnas, et mitte kõik ei ole uuenenud, on ju, et need 18 aastat vanad standardid võib-olla ei ole kõige paremad kohad, mille peale seda juttu panna. Samas, kes teab, võib-olla on, sest seal on väga palju vaba teksti välju, et enamus arstid teavad, et neid on seal palju ja seetõttu ma liiga palju praegu kohe ei loodaks, et ma usun, et see on siuke 5+ aasta perspektiiv. Aga võib-olla ma söön üks päev oma sõnu, ma ei tea, et täna pigem on ta ikkagi, et on siuke piloteerimise faas, et vaatame, testime, et kuidas lahendused toimivad, aga kõikidele innovatsiooni arendajatele, valdkonna AI tegijatele, mul tegelikult on soovitus, et võib-olla peaks tarkvarafirmad omavahel koostööd tegema. Et võib-olla siit saaks mingi hea ärimudeli, kui kõnetuvastuse AI firma ja mõne haigla või riikliku lahenduse arendaja saavad omavahel kokku ja võtavad ka siukest sotsiaalset vastutustunnet natukene ja mõtlevad, et kuidas koos teha, mitte niimoodi, et valdav ärimudel täna on see, et ma lähen iga ühe juurde üksikult, palun vabandust, aga see nii on, igaüks siis maksab mulle ja kõige tagatipuks tegelikult ega Eesti tervisevaldkonna infosüsteemid on tekkinud ju koostöös ikkagi arstidega ja nende teadmise pealt. Et sa viitad ikka sellele, et neid keskseid hankeid ja keskseid lahendusi oleks vaja. No see viimane ei olnud isegi viide kesksete langete ja lahendustele, see oli väga konkreetne vihje erasektorile, palun teie tehke ka omavahel koostööd. Nele, tuleme sinu juurde, et kuidas siis, kui jälle seda algset küsimust meenutada, mis on siin vahepeal juba meelest läinud, et see arstide õdede aja säästmine digitaliseerimise ja tehisaru rakendustega, et kus me sellel teel oleme ja kuhu me seal edasi liigume? Ja ma võin esmalt Pille sõnu kinnitada, et selle tasuvusarvutuse tegemine on praegu üsna keeruliseks muutunud, sest serverite hinnad, tõesti viimane näide, meil on 3 kuuga 20% hinnatõusu. Loomulikult tervishoiu kogukuludes suurim osa on tööjõud, et kui me vaatame, et kus seda nihet saab tekitada, siis seal olla saab. Aga ma arvan, et või vähemalt mina ei näe seda stsenaariumit, kus me hoiame tööjõudu kokku ja siis saame raha, mille anda Rahandusministeeriumile ja muude asjade jaoks, et me pigem saavutame paremaid tulemusi, just nimelt, et tervise tulemitesse suunata. Meil on üksjagu otsuse tugesi juba kasutusel ka keskselt. Mulle endale meeldivad ennekõike need, mille me oleme kohustuslikuks teinud, et näiteks ravimite kõrvaltoimete otsuse toest ei ole võimalik mööda minna, et see julgustab seda kogu süsteemi kasutama. Siis on lisaks igasuguseid täiendavaid tugesid. Rääkisime ka sellest, et kõnetuvastusest on piloote, aga kuidas me selle arvutuse teeme, et kas nad meil aega säästavad, kas nad meil raha kokku toovad, et see on see keerulisem osa. Riigina meie roll praegu ennekõike on tegelikult teha korda need andmed selleks, et me saaks seda AI-d kasutada. Ja sinna läheb, ma ütleksin, et meie tööpäevadest suurim osa. Ja natuke on õhus see küsimus, et kas iga haigla pusib ise või siis peaks olema mingi mudel, mis rakendub kõikides haiglates. See on vist hea koht, kus Kristjan sulle jutu järg üle anda, et see sama fookus, et arstide õdede aja säästmine tehnoloogiaga, aga ka, et kui need lahendused on olemas, siis kuidas neid evitada, et igale võimalikult laialt rakendusse jõuaks.
No mina vist olen selles koolkonnas, et tsentraliseerimine üldiselt ei ole hea mõte, teatud erisustega muidugi. Ja teatud selline konkurents sealhulgas nende AI pakkujate vahel peab olema ja püsima ja täna võib-olla ei peaks nagu nende ärimudelite pärast väga isegi nagu muretsema, et minu meelest on nad kõige suurema väärtuse kasvuga ettevõtted. Ja trikk on ju selles, et kuidas meie tervishoiusüsteem mitte ainult Eestis, vaid Euroopas tervikuna suudaks võtta nad kasutusele niimoodi, et me reaalsed kliinilised andmed saaksime AI mudelitele kättesaadavaks teha. Täna seda võimalik teha sellist nii-öelda isegi isikustamata kujul tegelikult ei ole hästi võimalik teha erinevatel õiguslikel, aga ka nõusolekuga seotud nii-öelda küsimustel. Ja seal taga on minu meelest päris palju sellist nagu arengu kännu taga kinni ühesõnaga. Kuidas? Et see on see känd, mille taga ollakse kinni. Just, aga küsimus tegelikult, see suur küsimus, mida sa minu arvates küsid siin on, et kas efektiivsus, AI või mingi muu, kas see annab meile nagu struktuurse, mingisuguse nii-öelda muutuse. Ja kui ma mõtlen nagu, ütleme, meie haigla Tartu Ülikooli Kliinikumi peale, mõtlen Põhja-Eesti regionaalhaigla peale, mõtlen Tallinna haiglate peale, siis nende käive kokku, üle miljardi kokku. Mõtlen, mis see efektiivsus nii-öelda saavutus peaks olema läbi AI, läbi inimesed töötavad nagu veel võimsamini ja veel paremini ja nii edasi, et mis see eesmärk võiks siis olla, et kas see on nagu 3% või 5% või 10%. Et me oma haiglas nii-öelda otsime kogu aeg neid efektiivsus. Tegelikult täna nagu suhteliselt nii-öelda sunduslikult rahastaja annab meile teatud raamid ette, me peame otsima teatud kokkuhoiukohti ja kui meil varasemalt oli võimalik tekitada selline 5-10 miljonit aastas tulemit, mida siis investeerida, siis täna see on praktiliselt meil kadunud, meil investeerimisvõimekust enam praktiliselt ei ole. Nüüd me otsime sisemiste ressursside arvelt ja ükskõik kuhu me vaatame, ma väga kahtlen, et me saame struktuurse ja põhimõttelise muutuse ja minu meelest see päeva esimene paneel väga hästi ka selle võttis kokku, et efektiivsus, see tuleb teha, see on selline hügieeni küsimus, me saame kindlasti siin nagu paremaks, aga põhiküsimus on see, kuidas me saame süsteemi rahastust juurde ja mina kindlasti ei ole selles parteis, kes ütleb, et maksustame ennast siit olukorrast nii-öelda välja või palkame ennast siit olukorrast välja, et me peame ikkagi vaatama ma jääksin ikkagi selle juurde, et suhteliselt avaralt ja fragmenteeritud kõikid, ei ole ühte hõbekuuli lahendust, mida nii-öelda teha. Haiglad peavad muutuma efektiivsemaks, me peame võtma neid tehisintellektit kasutusel, me peame oma protsessi optimeerima, peame ka küsima väga julgeid küsimusi, kas samas mahus tervishoidu üldsegi on võimalik meil osutada. Näidake mulle mõni poliitik, kes on sellise loosungiga valmis välja tulema, minu arust ei ole neid nagu täna või enamasti nad on opositsioonis, siis nende nagu arvamus nagu väga ei loe. No meil oli just vestlusring ja Tervisekassa juht küsis täpselt selle sama küsimuse, aga ega kellelgi ei olnud head vastust. Ei, kui sa väga hoolega neid vastuseid vaatasid, siis täpselt see on see, mida sa näed enne või nii-öelda valimisteks valmistuvalt ja ei saagi eeldada kuidagi teistme. See ei ole kuidagi nagu mõeldud üleolevalt või naeruvääristavalt, see on nagu väga pragmaatiline olukord. Küsimus on selles, et kas selle raha eest, mis meil on, kas me nii palju tervishoidu saame? Jaa, see on täpselt see ka oluline, et selles mõttes, et täpselt, et üks kahest, et kas me suudame senist tervishoidu pakkuda kuidagi jõukohaselt või siis me mööname, et see ei ole meile jõukohane ja meil on vaja üle vaadata, et mida me üldse pakume. Aga ma tuleks korra selle juurde tagasi, et andmed on see känd, mille taha jäävad kinni paljud rakendused ja paljud arendused, et Nele, äkki sa tahad seda rohkem avada? Ma tean ju päris palju asju on ka käigus, erinevad seadusmuudatused, erinevad nõusoleku küsimise laiendamised, muuhulgas nagu terviseteenuse saamiseks ja riskide hindamiseks ja terviseriskide hindamiseks muuks taoliseks. Et mis see seis selles andmete teisese kasutamise teemast tervishoius praegu on ja mis plaanid on? Nii, ma arvan, et esiteks saalis ma nägin enne mitut teadlast ka, et kellel need kogemused on võib-olla aasta tagant, siis hullemal juhul võis juhtuda nii, et kui tahtsid terviseandmeid millegiga kokku panna, siis seda paberit kaenlas jooksmist oli 2 aasta jagu.
selle taga oli mitmed erinevad eetikakomiteed, igalt poolt erinevad taotlused ja lõpuks polnud ikka midagi garanteeritud, et kas sa need ka kätte saad. Eetikakomiteed tänaseks ära vähendatud, ainult üks on alles. Viimased pingutused selle jaoks, et kõik taotluse menetlus läheks ainult ühe vormi järgi, et ükskõik kust ja mida sa taotled, et see oleks võimalikult lihtne. Esiteks teadlase jaoks ja teiseks siis ka riigi poolt, et me automatiseeriks selle kiiresti ära. Kolmandana tooks välja, et kohe on tulemas ka eelnõu selle kohta, et paneme kokku siis terviseandmed, tervise infosüsteemi andmed, raviarvete andmed ja retseptiandmed, mis võimaldab tõepoolest seda tehisintellekti siis ka märksa kiiremini rakendada analüütika jaoks ja saada teada, kuhu me selle raha oleme pannud. Et ma olen hästi nõus, me peame selle rahakoti sees ringi vaatama, et meenub just, et 50% rahast läheb 5% inimestest, et mis võib olla põhjendatud, aga võib ka mitte olla, me ju ei tea. Ehk et andmete osas ja kindlasti on turuosalistel suur ootus, et riik tugevamalt seisaks standardiseerimise eest. Mulle teadmatutel põhjustel on kuskil circa 10 aasta eest tekkinud meil anarhia. Iga osapool on teinud oma koode ja kasutanud neid nii, nagu neile tundub parasjagu mõistlik. Ja nüüd selle laeva tagasipööramine nõuab kõigi meie turuosaliste, riigi ja haiglate ja IT-firmade tugevat koostööd. Aga ma näen, et see ootus on olemas ja sellega me tegeleme. Uus haiglate infosüsteem või perearstide infosüsteem kindlasti aitavad sinna kaasa ka. Täpselt ka publiku seas on kommentaar, et automatiseeritud dokumenteerimine vanade ebapiisavate andmestandarditega ilmselt ei ole see, mida me saavutada soovime. Et nii, et sellele siis toetus. Pille ja Kristjan, kuidas andmete teisese kasutamise osas edasiliikumise plaan teile tundus? Et kas seal on midagi, mida tuleks teha jõulisemalt ja rohkem? Ma ei tea, kas jõulisemalt, et olen kuulnud nendest plaanidest panna andmed kokku, analüüsida neid rohkem, vaadata. Ma räägin, et ma olen natukene skeptiline, et kui palju päriselt sealt selle sama siis tervise infosüsteemi algusaegadest kehtestatud standardi alusel saab tegelikult võrdlusi ja otsuseid teha. Et lihtsalt oleks minu viimase aja lemmiknäiteid sellel teemal, kui meil on erinevates ringkondades juttu tulnud, on näiteks see, et see on hästi lihtlabane näide võib-olla, et kui me saame nagu haiglalt arve näiteks siis raseda visiidi eest, siis me tahaksime ju siis kontrollida, et kas see visiit toimus. Raseda kaarti, kui sellist täna standardina ei ole. On ambulatoorne epikriis, justkui on ambulatoorne vastuvõtt, ma siis saadan selle, mis näitajate alusel me sealt andmebaasi pealt siis neid andmeid kokku võtma hakkame. Et siin tegelikult on väljakutseid veel täitsa oma jagu, ma usun, et kõigele kindlasti on ka lahendus, aga ma väga loodaks selle teisese andmekasutuse puhul seda, et nende tegevuste käigus vaadatakse ikkagi ka täna üle erinevad riiklikud andmekogud ja otsitakse sealt dubleerimised ülesse, sest meil on dubleerivaid andmekogusid tervisevaldkonnas oma jagu ja ma ei räägi täna siin sellest, et andmed on haiglas ja perearsti juures ja saadetakse kesksetesse süsteemidesse, et meil on ka riiklikke andmekogusid, kus tegelikult on täpselt selles samas andmekoosseisus andmed, mis on tervise infosüsteemis, sest tervise infosüsteem tegelikult vahendab neid andmeid. Et tehnoloogiliselt võiks meil olla üks tehnoloogiline platvorm, aga äripool peaks saama sellele ligi ja sellega tööd teha. Et siit kindlasti on kokkuhoidu, mida võtta. Mina arvaks, et see on ju juba päris hea, kui need andmed, mis on olemas haiglatel ja perearstidel, liiguvad ka tervise infosüsteemi, et ma saan aru, et sina siis sooviks, et nad kohe sinna talletuks. Saan ma õigesti aru? Me isegi päris otseselt seda ei öelnud ja ma olen nagu päris palju eelneva 20 aasta jooksul erinevatel ametikohtadel alates ministeeriumist lõpetades vahepeal ka Tais on ja ka haiglas olles olen nagu mõelnud, et kui palju on keskele tegelikult ikkagi päeva lõpuks vaja ja see on natuke kana-muna küsimus, kas kõik peab olema keskne või pea ja ma julgen täna öelda, et ma ei ole ka kindel, et kuigi teadusuuringud näitavad, et siuke efektiivne kindlustus on 1,2–1,3 miljonit kindlustatud, Eesti Vabariik, eks ju, et võiks olla üks infosüsteem, üks kindlustussüsteem. Ma tegelikult ei ole kindel, et see on kõige optimaalsem ja parem lahendus nii kvaliteedi kui efektiivsuse mõttes on ja et meil on täna mitmeid lahendusi, me võiks neid vähendada.
Kui palju konsolideerimised raha kokku hoiavad päeva lõpuks, ma ei tea, sest konsolideerimine ka ise võib kulu olla, et see nagu nii sõltub, et kuidas me seda teeme, mis me see suunitlus on. Aga Eestis ma saan aru, et on väga konkreetsed plaanid olemas, on ju, et kuidas ikkagi hakata dubleerimist vähendama nii tehnoloogiliste lahenduste puhul kui ka siis andmete hoidmise mõttes, eks ju. Kristjan enne ja siis Nele. Mina vist kukkusin rongi pealt maha, sest et andmete teisene kasutus ja andmete meditsiinisüsteemis on andmete esmane kasutus kenasti olemas ja primaarseks kasutuseks saab seda, need seal takistused võivad olla tehnoloogilised või protseduurilised, aga seal ei ole põhimõtteliselt sekundaarse primaarse kasutuse nagu takistus. Sekundaarse kasutuse ja mina tõesti, ma lihtsalt pean deklareerima, ma ei ole väga suur fänn selles osas, kuidas see praegu meil nagu korraldatud on, sest isegi kui me nagu teaduse kontekstis võime rääkida, et see on kuidagi töötab ja põhimõtteliselt saab liikuda. Me näeme ülikoolis mitmeid nagu projekte või ülikoolides nagu laiemalt. Aga kus see suur probleem täna on ju selles, et terviseandmed, kui me suudaksime nad kokku panna bioloogiliste andmetega ja bioloogilises protsessis ülevalpool DNA andmete, transkriptoomi ja muude andmetega, siis need tuleb kättesaadavaks teha eraettevõtjatele. Ja me arvame kuidagi pidi niimoodi, et see andmepank või see andmeplatvorm iseenesest on väärtus. Aga tegelikult ei ole. Väärtus on nendes ettevõtetes, kellel on hüpoteesid ja ideed. Ja meil peab olema võimalus nendest hüpoteesidest ja ideedest saada osa. Siis me tekitame selle väärtuse hõivamise ja me saame oma SKP-sse vara ja väärtust juurde, et me saaksime oma tulubaasi suurendada. Ja me täna minu meelest oleme läinud andmete teisese kasutusega hästi pimesi kaasa Euroopa nagu õigusruumiga ja olnud, kus tegelikult see on hästi ühetaoliselt ja kõikidele kasutatav. Ja päeva esimeses pooles tsiteeriti John Rawlsi ja tema kuulsat teost Justitia või selle õiglusest. Teadmatuse loor. Jah, aga see tuleb sellest tema kuulsast 71. aasta raamatust, mida me õpetame ülikoolis tegelikult loodetavasti nagu kõikides nagu erialades. Me lihtsalt peame õpetama ja me teemegi seda. Me õpetame Rawlsi koos Robert Nosikuga, kes ei ole mitte keskelt vasakul nagu Rawls on, vaid keskelt paremal, kes nagu näeb ka seda, kuidas me väärtust nagu loome ja seal peavad olema tasakaalustatud era- ja avaliku sektori nagu huvid. Mul on tunne, et meil on täna andmete teisese kasutuse kontekstis läinud väga palju sellise õigluse ja sellise nagu avaliku sektori loogika ja retoorika peale. Ja ma ei arva, et see halb on. See on Euroopa tugevus, et me ei ole läinud kuhugile Ameerika nagu mudelisse, kus ainult ettevõtted kõike domineerivad. Aga väikse riigina me ei saa samasugustel alustel juhinduda oma varadest, kui seda juhinduvad näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa riigid, kus on suured tööstuslikud baasid. See on mõnes mõttes meie nagu maavara. Ja võibolla siin tasub olla veidi isekam. Mis see isekam siis täpselt tähendab? Kas see tähendab siis, et mingisugustele linkimistele, kui me näiteks paneme kokku mingeid andmeid teiste andmetega, tekib mingi ühendatud andmekogu, on ju, näiteks terviseandmed elustiili andmetega kokku ja siis me ütleme, et näiteks üks ettevõte nüüd saab sellele eelistingimustel juurdepääsu ja teised siis saavad mingis teises järjekorras või kuidas me seda isekamat... Väga praktiline näide on see, et kui me teeme andmed kasutatavaks teisese kasutuse loogika järgi, siis kõik Euroopa ettevõtted saavad või kõik maailma ettevõtted peavad saama enam-vähem samasugustel nagu tingimustel. Lepime need nagu tingimused kokku ja meie enda ettevõtted, meie startupid, ettevõtted, kellesse on investeeritud, kes loovad siin väärtust, töökohti, nad saavad samasugustel alustel kui suured farmad teisel pool Atlandi ookeani. Me võime mõelda, et see on kindlasti roolsilikult õiglane, sellepärast, et meil on põhimõtteliselt printsiip on sama, egalite on saavutatud. Aga kas see on ka isekalt, selline, ma ütlesin mõõdukalt isekalt. Nagu mõist... Kirjelda seda isekat varianti. Ma arvan, et diferentseeritud arukas lähenemine, kus ma saan öelda,
et need, kellesse mul on võimalik investeerida, need, kes jätavad väärtust siia, need, kes loovad väärtust meie enda kontekstis, mitte Euroopa kontekstis, vaid Eesti SKP kontekstis. Neid me peaksime nagu eelistama ja seda diferentseeritust on võimalik nii-öelda saavutada. Ma võiksin premeerida, ma tahaksin premeerida seda erasektori initsiatiivi, mis suudab efektiivsust nagu luua, mis suudab SKP-sse vara tuua, sest jällegi, et kui minna tagasi selle päeva esimese nagu paneeli poole, siis me oskame väga hästi mõelda, kuidas me oskame seda raha ära kulutada, mida me maksubaasi kasvatades siis nagu saame, aga meie põhiküsimus on, kuidas maksutulusid ju kasvatada. Ja selleks ei ole nagu väga häid ideid. Ma arvan, et andmete teisene kasutus, kui me suudame targalt seda teha, mitte niimoodi, et lihtsalt need andmed anname kandikul, võtke ja tehke midagi, nii see ei käi. Sellepärast, et nendel vabadel varadel, ettevõtte otsib ju konkurentsieelist. Ta tahab teisest mingitel tingimustel nii-öelda parem olla. Ja me peame olema kaasas riigina. Väga selles mõttes hea teema tõstatus. Kui ma nüüd kiirelt vahele märkusena, siis minu piiratud arusaamise kohaselt saate mind parandada. Esmane kasutus on see, mis on arsti-patsiendi vaheline suhe, aga teisene on siis see, kui me nende samade arsti-patsiendi suhtes tekkinud andmetega üritame teha midagi muud. Näiteks hinnata mingisuguse populatsiooni haigusriske või midagi sellist on ju. Ja võib-olla me veel ristame siis need andmed ka nende elustiili andmete, geeni andmetega, et me saaksime veel paremini neid haigusriske hinnata. Aga see ei ole enam siis see vahetu arsti-patsiendi suhe, vaid mingi laiem andmehulk on ju, mille peal me siis tegutseme. Esimeses paneelis oli hea näide, kui Peeter Padrik tahab kasutada oma ettevõttes näiteks tervise infosüsteemis olevaid andmeid, siis see on teisene andmekasutus. Ja me peame läbi mõtlema, kuidas on võimalik, kuidas julgustada nagu. Ja, et nüüd, kui meil näiteks siis tekivad need, praegu meil, eks ole, on võetud suund, et inimesed ise saavad anda nõusoleku, kas nad on nõus, et nende andmeid sellisel eesmärgil kasutatakse. Et siis, kui me nüüd mõtleme, kuidas siis see eksklusiivne asi saaks olla korraldatud, Nele kindlasti teab paremini, kohe annan sulle sõna. Et kas me siis näiteks, et kui meil nüüd on mingi ports inimesi, kes on andnud neid nõusolekuid mingisuguseks oma haigusriski hindamiseks ja võib-olla ka oma elustiili andmed sinna ära sidunud, et siis me teeme näiteks hanke, et milline ettevõte nüüd saab siis seda andmehulka nagu oma teenuse väljatöötamiseks kasutada ja hiljem ka siis neile seda teenust pakkuma hakata. Nele, kuidas see kõlaks? Ma läheks sammu tagasi, esiteks projektide paljususe tõttu unustasin enne mainimata, et lisaks koostöös Eesti AI-ga oleme me proovimas ka terviseandmetest siis sellist teisese andmekasutuse jaoks kiiresti ligipääsetavat andmesetti teha, kuhu saavad teadlased põhimõtteliselt kiiresti ligi ja teadlastel. Ma mõtlen sealhulgas ka neid teadlasi, kes töötavad meie ettevõtetes, et mina siin piiri vahel ei tõmba, et teadusinnovatsioon on kindlasti üks ja sama asi. Kas sealt sünnib tulu? Ei ole teada sellel hetkel, kui minnakse uurima, et me ei saa seda, kas ta panustab SKP-sse või mitte siin arvesse võtta. Tõepoolest neid välisettevõtteid teistest riikidest, Singapurid, USA-d ja kõik teised, kes tahaksid meie andmete peal midagi jooksutada, on üks jagu ja ma arvan, et riigina me võiksime välisettevõtete käest küsida ka tulu, aga SKP peale seda üles ehitada või tuleviku SKP peale mingeid piiranguid luua, mulle näib ebamõistlik innovatsiooni kontekstis. Aga kaugel me sellega oleme, et hakata neilt tulu küsima? See ei ole üldse ju uus mõte. Kõigepealt peaks olema need andmed tehtud. Okay. Kui me nüüd selle OMOP andmelao valmis saame, siis ma arvan, et esimestena võiks tõesti Eesti ettevõtted sinna kiiresti peale lasta ja siis järgmise sammuna kohe ka seda kasutada, et aga see kiirus peab olema tagatud meile ennemalt. Hästi, okei. Ma korra lihtsalt haaran siit kinni, sellepärast, et kui üldjuhul, kui hakatakse rääkima andmeladudest ja andmejärvedest ja ühest formaadist, näiteks OMOP, siis ma arvan, innovatsiooni seisukohalt lähevad väga mitmed nagu punased lipud nagu püsti, sest et meil tegelikult andmed ju tekivad äriprotsessi mitte äri, vaid nagu tervishoiuprotsessi mõttes, sinna kuhu nad nagu tekivad. Ja täna nende andmete konverteerimine erinevate formaatide vahel OMOPist, Fire'isse või tont teab nagu kuhu, on tegelikult äärmiselt nagu lihtne ja ka nende andmete agregeerimine tegelikult erasektor saab sellega palju paremini hakkama kui meie. Ja ainus, mida me saame ühe pika projekti, kus nagu tehakse nagu asju. Et barjäärid on ju täna tegelikult hoopis kuskil mujal. Ja need pudelikaelad võiks üles leida ja need hoopiski avada.
Meil on Eestis üsna erakordne olukord, mitte olukord, vaid ühiskonna seisukoht meie riiklike teenuste suhtes, et kas te olete vaadanud OECD raportit, kui kõrge on eestlaste usaldus meie administratiivsete teenuste vastu. 83% vastu OECD 69%. See on midagi, mida tuleb hoida. Me teeme ühe viperuse siin ja kõikides kihtides inimeste usaldus kaotab või langeb ja nad ei ole enam nõus oma andmeid jagama. Et iga see samm, mida me teeme, peab säilitama seda usaldust, et andmed peavad olema kättesaadavad, aga nad peavad olema ka turvalised, et nad peavad näima inimestele turvaliselt kättesaadavad. See on hästi oluline, et see näivus on seal juures. Kas nüüd see teema, et pole vahet, kui mitmes erinevas andmekogus on andmed, neid on võimalik tegelikult hõlpsasti igale poole liigutada, kuhu vaja ja ühendada ja suhtlema panna. Kuidas see nüüd suhestub sellega, et meil on need erinevad, riiklikus tervishoius juba väga mitmed erinevad infosüsteemid ja vähemalt see linnalegendi järgi väide on, et ega nad ju ikka lõpuni üksteisega ei suhtle ja haigla infosüsteemis võib olla midagi, mida terviseportaalis ei ole ja nii edasi ja seda ei saa ja ma ei näegi seda patsiendina terviseportaalist, aga haiglas on see infoühik minu kohta olemas. Et mis me siis ikkagi, kas me tahame konsolideerida või me ei taha ja kas võib-olla siis see erasektori andmekogude teema tuleks eraldi hoida sellest, mida riik teeb omaenda haiglate ja perearstide infosüsteemidega? Ma ei tea, me võiks öelda, ka tervise infosüsteem on konsolideerimine ju. Kokku on lepitud teatud hulk andmeid, mis on keskelt tervise infosüsteemis olemas ja siis on sellele andmetel on ka seaduse tasandil antud ju mitmeid kasutajaid, arstidel on kohustus kasutada, patsientidel on võimalus vaadata, erinevate registritel on võimalus saada andmeid, tervishoiupoliitika kujundamiseks on võimalik kasutada neid andmeid teadustööks, teatud keerukuse kaudu päeva lõpuks saab neid andmeid kasutada, eks ju, et selles mõttes, et meil on väga paljud sammud justkui nagu tegelikult juba läbitud on ja tehtud. See on puhtalt kokkulepete asi ja siis ka see sama, et mis me eesmärk on, kus me jõuda tahame. Ärme siis tee neid kulukaid konsolideerimisi. Jah, väga õige. Et siis lähme tagasi paberile või lähme tagasi nii, et igal ühel on oma infosüsteem. Jah, sinna, et igal ühel oma suhtlevad väga edukalt, nagu Kristjan rääkis. Aga infosüsteemi ja andmekogu, need on erinevad asjad. Konsolideerimised ja infosüsteemid on natuke erinevad asjad. Okei, väga hea, et üks asi on see, kui me armile ütleme ülesande, et konsolideeri kõik ühte andmejärve kokku. Ja teine ülesanne on see, kui me ütleme, et meil on erinevad nii-öelda infosüsteemid, kui haiglate infosüsteemid omavahel ei suhtle, siis on see probleem. Ja lahendus oli see, et me võime öelda, et teeme ühe infosüsteemi, aga me võime ka öelda, et leiame protokolli, kuidas nad omavahel suhtlevad. Kuidas? Ma ütleks, et see on üks koht, kus me korraga raiskame ja kaotame kvaliteeti. Mitte lemmiknäide, aga minu poolt tihti kasutatav näide, et kui me tervise infosüsteemis teeme ühe keskse muudatuse, siis meie markantsema näite järgi me Eesti inimeste maksumaksjatena maksime seda ühte nuppu kinni 11 korda. Igas haigla ja perearsti infosüsteemis uuesti vaatasime, arendasime, kuidas see protsessi sobib, arendasime välja, turvatestisime, tegime ühendused ja kõik nii. Ma olen täitsa kindel, et sealt saab kokku hoida. Lisaks ma nagu ütlesin, et oleme sattunud natuke anarhiasse, et iga üks seal oma infosüsteemis kasutab omi koode ja teeb natuke omal moel, et ma ei ole kindel, et see meile inimestele lisandväärtust loob, et see ei ole see koht, kus me võib-olla konkurentsi taga ajame. Ja kuidas seda juhtida seda probleemi või kuidas sellest üle saada, et mis need sammud on? Alustame siis perearstide infosüsteemiga. Ma ei taha Karl Hendrikult juttu käest ära võtta, et saab ise hiljem rääkida. Okei. Hästi. Vaatame nüüd publiku suunas. Kindlasti on teil tekkinud soovi kaasa lüüa selles debatis. Kuidas ikkagi haiglaid ja laiemalt siis tervishoidu digitaliseerida ja uusi tehisarupõhiseid lahendusi evitada. Ma võtan Worksapist küsimusi. Esiteks siis, kas Eestis on analüüsitud, kuidas ja millele täpselt visiidi aeg kulub? Et kui me praegu ei tea, kui palju arst patsiendile kulutab dokumenteerimisel näiteks, siis me ei tea ka ju, kui palju seda saaks tõhustada. Küsitlusi on ju tehtud, need teie enda ümbrikunurga arvutused, ka need, mida meie oleme teinud, et nad siiski põhinevad küsitlustel, et palju täna mingit dokumenteerimist, mingit andmete otsimist on ja sinna juurde siis mõtleme eeldused, et kui palju me saaksime seda säästa, aga analüüsi andmete põhjal meil ju sellist tööaja kaardistust arsti igapäevatööst ei ole. See sõltub väga palju võib-olla teenuste erialade lõikes ka on ja, et mida seal täpselt on vaja siis lõpuks dokumenteerida ja mida mitte.
Milline on parim e-tervise IT-lahendus viimase 3 aasta jooksul? Äkki peaks seda kasutajatelt küsima. Meil võib siin igasuguseid hinnanguid olla. Ma võin kindlasti öelda, mis on viimase 20 aasta minu absoluutne lemmik. Nii. Paljud tõenäoliselt teavad seda vastust, see on digiretsept. aga ma ei tea, tervisejuhtimistöölaud on vist väga palju häid hinnanguid ja head tagasisidet saanud kasutajate hulgast. Ja see on kindlasti üks lahendustest, mis eriti esmatasandil võimaldab hoida aega kokku ja raha kokku, et ta koondab andmeid ja ei pea siis tõesti igast tarkvaras eraldi lahendama, vaid et see on keskselt tehtud ära, et seal on oma võib-olla komistuskivisid ja kohti, kus haiglate puhul ei ole võib-olla nii lihtne seda tööprotsessides alati kasutada, juurutada, aga ta on ka haigla tarkvarades minu teada väga laialt kasutuses. Et võib-olla jah, need 2 tooks mina välja, ei tea, kuidas teistele tundub. Ma ütleks, et ma ei ole selle 4 aasta jooksul ühegi teise asja eest nii palju kiitust saanud, kui nii lihtsa asja pärast, et piinlik on, et see varem ei saanud ära tehtud, aga see, et me nüüd saame meili peale teate, et meil retsept on. Ja tõesti pälvib inimeste rahulolu ja rõõmu, et no patsientide vaates tõepoolest, sest me keskendume oma meditsiinipersonalile praegu. Ikka terviseportaal on uuenenud ka. Nii. Ja mikrofon, ühesõnaga, ma ütlen ka siis rahvale infoks, et väide oli, et terviseportaali on peaaegu võimatu kasutada. Aga äkki tahate täpsustada? Anname teile mikrofoni. Ma ei hakkaks praegu siin niimoodi teaduslikult, poolteaduslikult seda asja analüüsima, sellepärast, et siin tegelikult on räägitud juba nii palju, et on piinlik midagi nagu lisada sellele asjale. Aga ma ütleks ainult seda, et tegelikult see eestlaste usaldus, aga avaliku sektori infotehnoloogilistele katsetustele põhineb selles, et nad on veendunud, et mitte midagi niikuinii kasulikku ei juhtu. Ja seetõttu nad usaldavadki seda süsteemi. Ma võin kommenteerida seda, ma korraks kommenteerin seda usalduse küsimust, et ma just geenivaramu küsitlusandmete analüüsi viisin läbi. Veel ei ole jõudnud avaldada, aga käsikiri on valmis. Ja me küsime 3 järjestikusel aastal geenivaramu osalistelt, juhuvalimi käest, mitte geenivaramu osalistelt, vaid juhuvalimi käest 1000 inimest valimis. Milline on nende valmisolek jagada erasektoriga oma andmeid ja 2/3 on kas kindlasti valmis või pigem valmis oma andmeid jagama, et ma kindlasti nagu ei tooks nagu seda nagu dihotoomiat. Me peame tegelikult otsima just nimelt neid võimalusi, kuidas kuidas see, ma olen e-riiki uurinud. Keegi ei tea, miks on Eestil nii suur usaldus ID-kaardi, e-valimiste ja e-riigi ökosüsteemi suhtes. Kui te sakslaste hulgas seda sama uuringut viite läbi, siis see on umbes 2 või 3 korda erinev. Õige vastus on, me ei tea, miks see nii on. Me oleme mingil põhjusel tehnooptimistid. Ühed seletavad, et meil oli varajane Skype, teised ütlevad, et meil on varajased tehnoloogia efektid. Me tegelikult ei tea nagu seda. Aga see ei tähenda, ja mõnes mõttes, kui sa väga kõrgelt usalduse nivoolt algad, siis ainus viis on sul alla nagu minna. Põhimõtteliselt on ju niimoodi, aga nüüd seda nagu selliseks ainsaks eesmärgiks siduda, ma arvan, ei ole nagu mõistlik, et me peame nagu tasakaaluliselt seda vaatama. Ja sellele usaldusele, mis ikkagi jätkuvalt on kõrge, saab ju ehitada, et see on see konkurentsieelis on ju, mis meil tegelikult on. Küsimus Nelele ja Pillele, et väga konkreetne. Te mõlemad olete seotud olnud 5 miljonit eurot maksnud riikliku personaalmeditsiini IT-taristu projekti juhtimisega. Teadupärast see praegu 3 aastat pärast valmimist endiselt ei tööta. Kas ja mida olete sellest õppinud edasiseks? No ma võin alustada, et see ei ole esimene projekt, kus ma õppisin tõenäoliselt sama asja, et võib-olla peaks seaduse muudatuse tegemisest ja kokkulepetest alustama või? Täpsusta. Et see projekti, miks ta täna ei ole rakendunud, probleem on tegelikult selles, et seadusandluse menetlemine on võtnud aega. Ja nii ongi. Ja enamus Eesti
tervisevaldkonna andmekogudest, tervise infosüsteem, rahvatervise erinevad registrid ja kõik on seotud õigusruumiga. Me tohime koguda andmeid nendel alustel ja nendel eesmärkidel, mis seaduses on öeldud. Et personaalmeditsiini need teenused oleks võinud minna kasutusse projekti lõpus juhul, kui tollel hetkel oleks olnud vastu seadusandlus valmis ja olemas. Et kas seadusandlus siis nüüd takerdus poliitikute taha või Sotsiaalministeeriumi taha, kokkulepete taha, ma ei oska kommenteerida, aga et kindlasti ja personaalmeditsiini projekt ei olnud esimene projekt, kus sai tehniline lahendus võib-olla ennem valmis kui õigusruum, et ma lihtsalt võin tuua ühe näite kunagi aastatest siis 2008-2010 tervise infosüsteemi tegemisel veel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse lõpufaasis tehti näiteks väga põhimõtteline otsus, et aegkriitilisi andmeid inimesed saavad sulgeda. Alguses oli põhimõte, et ei saa ja siis sisuliselt tuli 3 kuu jooksul infosüsteemi ümber arendada näiteks. Et need on nagu need õppetunnid, kui me tahame agiilselt olla, kiirelt tegutseda, me peame tegema asju paralleelselt. Et õigusruum enne ja siis rakendus või vähemalt samaaegselt. Nele, mis siis seal juhtus? Miks see õigusruum ei saanud õigeks ajaks valmis? Jumal seda teab, seda tehti 4 korda ja 4. kord tegime nüüd ära, eks ju. Ja hinge hoian kinni, et saaks selle taristu tööle ka, et tõepoolest, et väga keeruline seadus, mitte lihtsalt Eesti kontekstis, vaid ka maailmas. Mis seadus see täpsemalt on? Inimgeeniuuringute seadusega sai see siis nüüd ära legaliseeritud, et see tööle läheks. Inimesed on siin tohutult panustanud ja kõik teeme selle nimel, et see aasta realiseeruks. Küsimus Kristjanile. Kas ja milliseid innovaatilisi digilahendusi on Tartu Ülikooli Kliinikum kasutusele võtnud sisemise efektiivsuse eesmärgil ja mis tulemusi on need lahendused andnud? Ma arvan, et efektiivsuse koha pealt oskab tegelikult Joel isegi juhatusliikmena paremini vastata. Meil on terve hulk alates nagu farmakogenoomikast, farmaatsiast kuni protsessideni, selliseid väikseid rakendusi, mida tehtud on. Kui suur nende efektiivsus rahaliselt on, kes on midagi nagu kokku hoitud, ma jällegi natuke kahtlen tegelikult siin. Me teeme asju paremini, aga mis meie suur murekoht on tegelikult küberturvalisus. Ja kui kellelgi on illusioone selles osas, siis meil on seadmed, millel on siiamaani serial port küljes ja kui te tahate serial porti kuidagi pidi turvata, nii-öelda sealt ülevalt poolt otsast, siis ma arvan, tehiku inimesed teavad, et kui lootusrikas või lootusetu nii-öelda see on. Ja see on see koht, kus meil tegelikult see e-riigi ja digitaliseerimise ideaal ja haigla ruumis olev reaalne infra, mida me kasutame, tegelikult ei saa üldse omavahel kokku. Me oleme süstemaatiliselt teinud mitu aastat järjest nõukogus ka kuulanud neid küberturva analüüse ja auditeid. Meie investeerimisvõimekus ei ole kaugeltki seal. Ehk siis tagasi tulles selle efektiivsuse juurde, et me võime neid nurga peal arvutada, et 1 minut hoiab seal kokku. Ja sinna tuleb esmalt investeerida. Aga kuidas ma hoian selle kokku, kuidas ma jõuan selle investeeringuni selleks, et ära vahetada see serial boardiga töötav mingisugune seade. Rääkimata nendest suurtest infra ja taristu investeeringutest. Me teame, minge vaadake Perhi Seevaldit näiteks, et need on need, mis meil suured. Meie enda vaimse tervise keskus Tartus, need põhimõttelised suured investeeringud, see ei ole kuidagi pidi. Me võime sellest efektiivsusest rääkida, terve paneeli selle peale üles ehitada. Aga siin on suur probleem ja siin on see, mida me saame teha. See ei tähenda seda, et me ei pea seda tegema. Me kindlasti peame seda tegema. Aga kas ta annab meile selle suure võidu või võimekuse? Ma natukene kahtlen. Siia sobib kohe järgmine. Meil on väga palju küsimusi workshopist tulnud ja ma vaatan seda kella, et me võtame neid nii palju, kui mahub selles mõttes selle aja sisse. Väga hästi sobib järgmine küsimus siia, et Tervisekassa hinnamudelis teenuste hinna sees on ju teadupärast kapitalikulu. No teie olete IT-inimesed, teie võib-olla seda tervise rahastamist nii hästi ei tea. Võib-olla teate ka. Aga et siin on siis küsimus, et kas see mitu protsenti Tervisekassa selle hinnamudelis peaks teie arvates minema IT-komponendiks koos innovatsiooni osaga? Et kapitalikulu seal juba on, kas seal peaks, muidugi Tervisekassa on meil miinuses, aga siis soovunelmad.
no ütleme niimoodi, et tegelikult see Tervisekassa hinnakiri on väga pikk dokument, väga erinev, selles mõttes seal on ju teenuste hinnastamine on erinevalt tehtud. Sükest otseselt IT komponenti, et on kokku hinnakirjast või selle teenuse hinnast on siuke päris ei saa nagu öelda, aga mida me ei tohi ära unustada, et selles IT komponendi sees ei ole ainult tarkvaraarendused. Seal on serverid, erinevad meditsiiniseadmed ka seotud, ka arendused, liidesed. See komponent on väga väike. See on nagu, see komponent on väike, nagu näha, kõik haiglad saavad hakkama, võiks palju paremini, just oli kuulda, et on asju, mis oleks kriitilised ära teha, selle sama IT komponendi eest tuleb infoturve tagada. Kõige delikaatsemad andmed on ju haiglas on ja, et see komponent läheb välja nagu palju kaugemale, kui me aimata oskame on ja, et mulle pigem nagu kohati tundub, et see ei ole piisav, et kui Margus Arm mainis siin seda, et EHIK-us ei ole töötajaid, siis ma täna võin 5 tervishoiuteenuse osutaja näitel öelda näiteks hetkel, et tööjõud, tegelikult on IT-osakonnad väga õhukesed haiglates. Et ei saaks nagu öelda, et neid inimesi seal üle mõistuse palju on, arvestades, kui palju neil tööülesandeid on ja, et mis see protsent peaks olema, mina ei hakka sihukest ennustust tegema, et see oleks nagu jah, väga suurem kui praegu. Jah, suurem kui praegu kindlasti, ma arvan, seda enam, et me oleme täna päev läbi kuulnud, kui suured on ootused IT-le. Selles mõttes, et ja kui me tahame AI-d rohkem rakendada, siis juba ju AI lahenduste halduskulu on see, mis tõstab kulusid märkimisväärselt. Ja, Kristjan. Minu meelest tuleks seda, see ei ole nagu hea ülesande püstitus, sellepärast, et me võime öelda, et jah, see komponent peaks olema ja ta peaks olema suurem ja taristuline komponent peaks nagu veel suurem olema, sest see ei kata meie tänaseid vajadusi. Ega Tervisekassa juhatuses või nõukogus ei istu kuskil nagu mingid James Bondi kurikaelad, kes ütlevad, et me ei anna nagu rohkem raha nagu välja. Meil ei ole selles potis. Et selle küsimuse õige püstitus on see, kust kohast me leiame selle, kas kuskilt kokku hoides, mitte ilmtingamata tervishoiusüsteemi seest, aga ka tervishoiusüsteemi seest ja kuidas me suurendame nagu SKP osa. Kui me seda küsimust ei küsi, siis minu meelest siis me oleme sellises nagu ümberjagamise maailmas ja see ei ole väga huvitav maailm või perspektiivne maailm nagu pikas vaates. Sellega tõmban joone alla, aeg on otsas. Suur tänu, minu meelest see oli, ütleme, saime sisse vaadata natuke sinna, natuke tänna, kindlasti oleks võinud veel tunde ja tunde rääkida, aga suur aitäh teile selle eest ja lõpetasime sama küsimusega, millega me alustasime, kuidas hoida kokku. Aga vast vahepeal ikka tekkis natukene selgust ja tarkust ka. Aitäh teile ja aitäh kuulajatele.